Ja ei, sai jälle kõvasti trenni tehtud, et 4 starti oli ja kõva tööpäev, et üldiselt võib enam-vähem rahule jääda, et viimane sõit jäi natuke kripeldama, aga MX2 oli hea, sain sarjast kohe minema ja olin ees ja tuli kohe vahe sisse teise kohaga ja oli siuke kindla peale sõit, et võitsin ära 20 sekundiga mõlemad sõidud, et selles mõttes oli väga normaalne see kord, et eelmine oli natuke läks rabelemiseks, aga nüüd oli MX2 oli lihtsam ja esimene sõit sain päris hästi minema MX1-s. Aga siis ütleme 4. ring, ma vänasin põlle välja ja mul on paar korda enne ka läinud see põlv käinud väljas, et siis eematas kohe kõvasti ära ja väike olu käis ka läbi ja siis võtsin hoo maha ja lasin Taneli mööda ja siis ma nagu kuidagi sõitsin edasi ja nagu tundsin, et nagu põlv polegi nii hull. Et siis ma nagu sõitsin edasi ja vaatasin, et võib seda saab sõita küll ja paremale poole kurve natuke hoidsin nagu, et vähe kartsin põlve, aga muidu üldiselt oli okei, et Tanelist me proovisin veel mööda küll sõita, aga ei saanud, et Tanel jäi ikka ette, et teine koht ja viimases sõidus siis stardis ma lähen hästi minema, et jäi kerima puki taha ja aga muidu selles mõttes meil oli hea sõit, kuni Taneli läks ikkel katki, et siis Lauri ette mulle ja võtsin Lauri kätte ja ma proovisin küll igalt poolt mööda saada, aga ei saanud, et oli suht ühte saanud oli ja hull kihutamine oli, aga ei, Lauri ette seekord ja tuli leppima teise kohaga ja üldkogu ka teine, et see veits jäi kripeldama, see teie viimane sõit. Ja ei, muidu rada iseenesest on väga lahe, et on väiksed mäed on siin ja hüppeid on palju ja selles mõttes on väga lahe, on ju, aga mõned vallikurved on jah siuksed, et ainult üks soon on, et pidevalt pinnas on muidu hea ja igalt poolt on korra tehtud, aga jah, krossi ajal tuleb see üks soon jääb sisse, et see on natuke raske mööda saada, et väga vähe siin tehakse mööda sõita, et aga kui kiire eespäevi saab ikka mööda, et selle taha ei jää, et ütleme, et rada ma ei süüdista, et puhtalt enda viga, et on rada, mis on ja sealt võib mööda sõita, aga ei, selles mõttes, et ikka, ma arvan, TMS plaan ikka mõlemad klassi sõita ja teen kõik selleks, et minu töö on teha see, et ma võidaks kõik sõidud ära ja siis vaatame üle, kas mul on õnne või ole, et MX2 mul on vaja natuke õnne olla, et Erki oleks 3. ühe stardi, et selles mõttes, et talle piisab ainult 2 teist kohta, kui ma võidan, et aga ega ma ei hakka siin mingit samamoodi, et siin kedagi maha sõitma midagi sükest, et ma teen oma töö ja tean maksimumi ja proovin võita kõik sõidu ära, et nii MX2 kui MX1, et ega see lihtne ei ole, nagu täna päeva näitas, aga annan parima ja vaatame siis päeva lõpuks, mis see tulemus jääb, et tore oleks küll, kui saaks 2 Eesti meistritiitlit, et ma olen nii palju Euroopas sõitnud, et mul on alati jäänud Estikate vahele ja siis ma olen olnud küll 2. ja 3., aga esimest pole kunagi olnud, et oleks tore saada kord ka see kuldmedal endale koju. See, et ma olen alati Soome all sõitnud ja Soome litsentsiga ja seekord ma küsisin juuli alguses juba, juuli keskel, et kas Soome läheb rahvuste crossile, jutt oli, et ta ei lähe, ja tänu sellele ma hakkasin kohe mõtlema, mis variandid mul on, et kas minna näiteks Eesti, kuna mul on Eesti kodakondsus ka olemas, et mul on see võimalus ja siis ma mõtlesin, et rääkisin Eestis ja Tanel Leoki rääkisin ka, et mis tema arvab, et kuna arvatavasti ta on alati koondises ja et siis ma rääkisin ka Lauri Roosiaru, kes otsustab seda asja ja siis saigi teoks, et ma olen Eesti tiimi all ja siis nüüd lõpuks Soome mulle helistaski ja Soome meeskond ka, et kuule, me nüüd läheme ikkagist, aga ütleme nii, et ma ei saa ka nii, et ütlen ühele poole ja siis pärast ütlen ei ära, et Eestiga oli kokkulepe, et ma saan Eesti all ja nii see ka jääb, et praegu on koondis valitud ja minu meelest see on väga tugev tiim meil, et ma olen väga ootan seda krossi juba, et meil on päris head sõitjad. Ei, Keegumus on mulle väga hästi sobinud alati, et mul on häid sõita seal olnud ja viimane MM eelmine aasta läks ka hästi, et sõidu ajal oleks suti parem olla, aga muidu kiirus sai näidata päris hästi, et selles mõttes ma olen väga rahul selle rajaga ja üleüldse, kui ma saan sõitma.
nüüd toovad vist liiva peale, et see on ainult meile parem, et selles mõttes ma arvan, meile sobib kõigile see rada, meile meeldib see ja mis siin ikka, et lähme sinna ja anname ennast parima. Sahkar Racingu meil on kõik väga tipp-top, et ma olen täitsa rahul, et siuke nii-öelda oma tiim ja saab enda keeles rääkida, et see on nagu väga pluss ja meil on kõik töötanud see aasta väga hästi, et meil ei olnud ühte katkestus, et kõik krossi, mis me tegime, sõitsime lõpuni, et minu meelest see on juba päris suur asi, ütleme tehnika poole pealt ja üleüldse, et meil oli väga häid päevi MM-il, aga meil oli ka mõned halvad päevad, aga noh, see käib kõik kokku ja mina ütleks, et mina olen väga rahul selle aastaga tiimi suhtes ja üleüldse, et meil oli väga hea koostöö, et noh, hooaeg on meil pole veel lõppenud, aga siiamaani on väga kõik töötanud ilusti ja ma olen väga tänulik, et Lauri Roosjärg on mind saanud nii palju ajata ja üleüldse kõik Sahkar meeskond on väga vastu tulnud. Ja ei, järgmiseks aastaks me pole veel midagi lukku löönud, et me oleme küll natuke rääkinud, aga see on alles, noh, ütleme veel natuke vara, ma arvan, et siin aeg on veel rääkida järgmisest aastast ja üldse mõelda, mis teha, et noh, üldse mis väljavaated on, et kuhu ja mis klassis ja üleüldse, mis me teeme, et aga eks siis vaatame tulevik, mis tulevikus saab.